Mis on ühist struumal, aneemial, nõrkadel luudel, jalakrampidel? Kõigi nende tervisemurede taga on mingi iooni puudus organismis. Neid vajalikke ioone on meie organismides tegelikult imeväike kogus, aga kui neist puudu tuleb, annab see valusalt tunda. Tänases videos räägimegi erinevatest ioonidest meie organismis. Alustame kõigepealt sellest, et mis asi on üldse ioon. Ioon on elektriliselt laetud aatom või aatomirühm. Mida see siis tähendab? Selleks tuletame meelde, millest aatom koosneb. Aatom koosneb positiivsest tuumast ja negatiivsest elektronkattest. Aga kuna positiivseid osakesi ja negatiivseid osakesi on aatomis võrdselt, siis aatom kokku on neutraalne. Kui me nüüd võtame siit aatomist kas elektroni ära või paneme elektrone juurde, siis tekib aatomile laeng. Ja see ongi ioon. Kui aatom või aatomirühm loovutab ühe elektroni, siis tekib talle positiivne laeng. Positiivselt laetud ioone kutsutakse katiioonideks. Seda on hea meeles pidada näiteks lausega, et kati on alati lahke ja annab oma elektronid ära. Kui aatom või aatomirühm võtab ühe elektroni juurde, siis saab ta negatiivse laengu. Negatiivselt laetud ioone kutsutakse anioonideks. Ioonide laeng erineb osalaengutest, millest rääkisime vesiniksidemete juures. Osalaengute puhul ei anta ega võeta elektrone täielikult ära. Ioonide puhul aga küll. Meie kehades leidub arvukalt elemente, mis ongi just ioonide kujul. Erinevate elementide ioonidel on aga meie organismis väga oluline roll. Ioonid kontrollivad väga paljusid meie rakkudes toimuvaid reaktsioone. Vaatame nüüd lähemalt peamisi ioone ja nende olulisust organismi toimimisele. Alustame positiivselt laetud ioonidest ehk katiioonidest. Võtame näiteks elemendi raud. Raud on meie organismis katiioonidena, kas raud 2+ või raud 3+ kujul. See tähendab, et raua aatom on ära andnud kas 2 elektroni või 3 elektroni. Ja sellepärast on elektrone vähem kui prootoneid ja raual on positiivne laeng. Kuna neil ioonidel on erinev ehitus, siis on neil ka erinevad omadused organismis. Näiteks raud 2+ ioonid on meie organismis vajalikud, sest nad on hemoglobiini koostises ja seovad seal hapnikku, mida transporditakse rakkudesse. Raud 3+ ioonid on olulised rauavarude hoidmiseks organismis. Nende ioonide hulga vahel meie organismis toimib kindel tasakaal, mida hoitakse. Organismis peab kõike olema täpselt parasjagu. Sama on ka rauaga. Kui rauda on liiga vähe, võib kujuneda aneemia. Kui on aga rauda liiga palju, tekib oksüdatiivne stress, mis kahjustab rakke. Kust ma seda vajalikku rauda siis saan? Eks ikka toidust. Sellised toiduained nagu maks, veiseliha, perivorst ja läätsed on eriti rauarikkad. Katiioonidena on meie organismis ka kaltsium. Võib-olla olete kuulnud, et joo piimalaps, seal on kaltsiumi, see teeb luud tugevaks. See on õige. Aga kaltsium osaleb ka muudes protsessides. Näiteks ilma kaltsiumioonita ei jõuaks verre insuliini ja veresuhkru tase lendab lakke, nagu Ott ütleks. Aga kust ma seda saan? Kaltsiumi leidub näiteks kalas, piimatoodetes ja peakapsas. Kaltsiumi puudusest võib lastel tekkida rahiit. Naatriumioonid on olulised ainete transpordiks rakust sisse ja välja. Näiteks aitab naatriumioon glükoosi ja aminohapete molekule läbi rakumembraani transportida. Seda protsessi kutsutakse kootranspordiks ehk koos transportimiseks. Naatrium on ülioluline vedeliku hulga reguleerimisel organismis. Näiteks, kui raku ümber on palju rohkem naatriumioone kui rakus sees, ehk rakk on hüpertoonilises lahuses, siis vesi, mis on raku sees, hakkab liikuma rakust välja, mistõttu rakk muutub väiksemaks. Kui aga rakus sees on palju rohkem naatriumioone kui väljas, ehk rakk on hüpotoonilises lahuses, siis vesi hakkab liikuma rakku sisse ja rakk muutub seeläbi suuremaks. Kui erinevused muutuvad liiga suureks, võib see rakke kahjustada. Kas nad kuivavad liialt kokku või sootuks plahvatavad. Nii et teatud kindel vahekord on väga oluline. Selline vahekord on isotoonilises lahuses.
kui rakk on isotoonilises lahuses, on tema sees ja ümber ühepalju naatriumijoone. Tänu sellele liigub vett rakku sisse ja rakust välja sama palju ning rakk jääb samasuguseks, normaalseks. Nii et see isotooniline lahus, see on see õige raam. Ja sellest tulenevalt ka soovitused, et soola tarbimisega ei tohi liialdada. Magneesiumijooni on palju luudes ja lihastes. Lihastes on magneesiumijoonid olulised just lõdvestumiseks. Näiteks teate seda mõnusat hetke, kui olete voodis ja järsku läheb jalg krampi. Mitte midagi ei saa teha ja see kramp ei lähe ära. Sellise asja vastu aitabki, kui tarbida magneesiumi. Aga kui tarbida magneesiumi jällegi liiga palju, võib hoopis kõht lahti minna, nii et kõike ikkagi parajas koguses. Magneesiumijoon on väga oluline ka taimede fotosünteesiks. Teda leidub kloroplastide ehituses. Kloroplastid on need organellid, milles toimub fotosüntees. Veel on meie organismis liikumas ka ammooniumijoonid. Aga need pole mingid tervendavad imejoonid, vaid lihtlabased jääkained. Ammooniumijoonid tekivad valkude lagundamise käigus ja nagu üks õige jääkaine väljutatakse ammooniumijoonide puhul uriiniga. Meie organismile vajalikke katijoone on muidugi veel. Nüüd aga anijoonide juurde. Anijoonid ehk negatiivse laenguga ioonid. See tähendab siis, et element on endale elektrone juurde võtnud. Näiteks alustame sellisest anijoonist nagu jodiidijoon. Jodiidijoon on tekkinud sellest, et element jood on võtnud ühe elektroni juurde ja nüüd on tal negatiivne laeng. Organismis on jodiidijoonid vajalikud kilpnäärmehormooni türoksiini tootmiseks. Kõripiirkonnas paiknev kilpnääre reguleerib ainevahetuse kiirust. Kui jodiidijoonidest on pikalt organismis puudus, suureneb inimese kilpnääre ja võib areneda välja selline haigus nagu struuma. Joodipuudus võib viia ka väikelaste arenguhäireteni. Selliste riskide vähendamiseks on näiteks lisatud söögisoolale joodi. Organismis on veel olulisel kohal sellised anijoonid nagu vesinikarbonaatioonid, millega viiakse rakkudest välja süsihappegaasi. Siis veel kloriidijoonid, mis esinevad näiteks mao-soolhappe koostises ja fosfaatioonid, mida leidub paljudes biomolekulides, nagu näiteks DNA, RNA ja fosfolipiidid. Kokkuvõtteks, olulisemateks katijoonideks meie organismis on naatriumi, kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi, raua ja ammooniumijoonid. Negatiivsetest ioonidest ehk anijoonidest on olulisemad kloriid, jodiid, fosfaatioonid ja karbonaatioonid. Katijoonid ja anijoonid on vajalikud rakkude ehituses ja talitluses, ainete transpordis ja veebilansi reguleerimises. Aitäh vaatamast, ära unusta tellimast ja kirjuta meile kommentaaridesse. Ole mõnus ja elame veel!